Maavanem Andres Kõiv, oma iseseisvuspäeva kõnes ütlesite, et sulle meeldiks, et Võru maakonnas jääks haldusreformi järel üks vald. Miks see üks vald parem lahend oleks kui näiteks 3 või 4 või 5 valda? No see on, üks selliseid võimalikke stsenaariume, kui me vaatame nüüd täna Võru maakonna rahvastiku arvu, milleks on üle 34 000. Kui me vaatame nüüd tööga hõivatute arvu, milleks on seal kuskil 14 000 ja peale inimest ja vaatame nüüd prognoose, mis on siis Võru maakonna suhtes tehtud, siis need on kõike muud kui ilusad. Ehk siis elanikkonna vähenemine üle 30%, tööga hõivatute vähenemine kuskil seal 8000-ni, mis tähendab seda, et nende inimestega on seotud ju pered, lapsed, mis tähendab sealt edasi vaadates koolides käivate laste arvu, lasteaedades käivate laste arvu ja need on objektiivsed arvud ja nendest arvudest lähtuvalt tuleb vaadata ja analüüsida, mis on Võru maakonnale kõige parem. Nüüd teine osa, mis tundub vägisi või teine pool asjast, mis tundub vägisi liikuvad sinnapoole, on see, et tõenäoliselt kaotatakse ära maavalitsused maakonnadest. Ja see tähendab seda, et nüüd ministeeriumide ja riigi ja kohalike omavalitsuse või kogukonna vaheline selline side või võimalus nüüd maavalitsuse näol seista ühiselt maakonna kitsaskohtade eest, see võimalus kaob maavanema ja maavalitsuse näol ära. Küsimus on selles, kes on siis nüüd riigi jaoks või ministeeriumide jaoks partner. Kas partner on üks omavalitsus või neid omavalitsusi on 3, 4, 5 tükki. Aga võib-olla palju olulisem on täna see, et omavalitsused ei keskenduks niivõrd palju nüüd sellele matemaatilisele mudelile, vaid tegelikult minu hinnangul oleks vaja väga tõsiselt arutada ja leida küsimusi või vastuseid küsimustele, mis on seotud nüüd minu pärast sotsiaalhoolekandega, et kuidas nüüd inimeste elu ei halveneks tänu sellele, et maakonda jääb minu pärast 1 või 2 või 3 omavalitsust, kuidas on nüüd sidusus nüüd ühistranspordiga, kuidas on võimalik inimestel liikuda võimalikult käepäraselt ja mugavalt, ehk siis terve rida selliseid küsimusi ja kitsaskohti vajaksid täna palju tõsisemat arutelu ja lahenduste otsimist. No praegu vist see üks vald, üks maakond, see idee vist väga populaarne ei ole, et siin ikkagi endised kihelkonnakeskused või ikkagi proovivad leida mingisugust sellist killustatumat varianti, et kuidas see paistab praegu? No raske ütelda, et kui ma nüüd jälgin Eestis toimuvat, siis väga tõsiselt otsib sellisele mudelile lahendust Saaremaa, Pärnu, ka Järvamaa, Põlvamaa, et ehk siis nüüd Võru ei ole kuidagi unikaalne selle mudeli suhtes, mis tähendaks maakond võrdub üks omavalitsus. Aga veel kord, kõige tähtsam on see, et tegelikkuses võetakse erinevad mudelid, on ta siis nüüd minu pärast see üks omavalitsus, 2 või 3 või enam omavalitsust, kaardistatakse ära siis need plussid ja miinused ja otsitakse välja parim lahendus, kus on siis võita kõige rohkem ja kaotada kõige vähem. Seda esiteks ja teiseks nüüd et ka nende miinustega tuleb tegeleda, ehk siis nendele kitsaskohtadele tuleks otsida lahendusi ja tõenäoliselt väga paljud sellised võib-olla esmalt pilgul tunduvad kitsaskohad on ka täiesti lihtsate vahenditega lahendatavad. No väiksemates kohtades kindlasti on see hirm, et kui tuleb üks omavalitsus või 2 omavalitsust, et kuidas on siis selliste väiksemate kohtade, ma ei tea, Mõniste või Meremäe, et kuidas nende
nende inimeste hääl siis selles suures volikogus võimalikult hästi kaitstud oleks? Nojah, kui ma vaatan nüüd Võru maakonna pilti, vaatan inimesi, kes siit on kandideerinud kas Riigikokku või siis erinevatesse omavalitsustesse, volikogudesse, siis tõtt öelda, mina küll ei kardaks, et näiteks Misso poole pealt vaadatuna Tiit Niilo, kui tal on vähegi soovi ja tahtmist kaasa rääkida, et tema ütleme, tuntus ja teatus ei oleks siis üle maakonna selline, et ta oleks volikokku valitud või siis minu pärast Sõmerpalu poolt vaadates Aivar Rosenberg, kahtlemata jälle väga mitmekülgsete teadmiste ja elukogemusega inimene ja mul ei ole põhjust kahelda, et tema ei saaks või minu pärast vaatame Mõniste poole, Meelis Mõttus näiteks, ehk siis mina julgen täna ütelda, et või ma olen suhteliselt veendunud, et neid selliseid inimesi erinevates omavalitsustes on ikka üksjagu, rääkimata siis ka tänastest vallavalitsuse juhtidest või vallavanematest, ka volikogu esimeestest, et kindlasti on nad nii mõnedki mitte ainult oma vallas teada-tuntud ja häälte mõttes populaarsed, vaid tegelikult laiemalt teada-tuntud. Nii et mina küll ei arva, et sellise uue volikogu koosseis tuleks siis kas vähem kvaliteetse või siis seal ei oleks esindatud erinevate piirkondade esindajad. Vastupidi, mina arvan, et volikogu selline koosseisu kvalitatiivne tase tõuseb. Kui palju maavalitsus on oma viimaste aegade otsuste tegemistel seda üldse arvestanud, et meil tuleb haldusreform, et omavalitsus jääb vähemaks? Võtame kas või selle bussiveohanke, et on seda nagu silmas ka peetud, et kuidas nüüd uutmoodi neid asju lahendama hakata? Ütleme, et nii palju kui võimalik loomulikult me püüame arvestada, aga nüüd kui vaadata ka bussihanget, siis bussihange on uue vedaja leidmiseks on toimunud oluliselt varem, kui on hakanud siis erinevad tegevused haldusreformi teemadel pihta, aga orienteeruvalt või suurusjärk on siis aastas teenindatavaid liinikilomeetreid kuskil 1 680 000 ja natukene peale, ehk siis selle kilometraaži sees saab kindlasti leida, ütleme, parimad moodused, et inimesed saaksid teenindatud, sest ennekõike on ikkagi ühistransport elanike jaoks. Kui kaugel see lepingu sõlmimine on? Lepingu sõlmimine on tegelikult sealmaal, et uue vedajaga on eelmisel aastal juba uueks perioodiks leping sõlmitud. Leping hakkab kehtima 1. aprill käesoleval aastal ja lepingu kohaselt on siis täna võitja pakkunud välja teenindamiseks 20 gaasibussi pluss siis 5 diiselbussi. Gaasibussid paraku veel 1. aprill sõitma ei hakka ja ma väga loodan, et see saab olema septembri algus või septembri jooksul, aga see paraku ei sõltu nüüd täna meist, vaid see sõltub nüüd majandusministeeriumi poolt seatud soovist ja nõudest ja teisipidi ka nende tegemistest, mis on seotud siis gaasitankla taristu rajaja leidmisega, et täna ei ole paraku ministeeriumi jõudnud oma toimetamistega sinnamaani, kus gaasi tankla rajajaga oleks käed löödud, aga Keskkonnainvesteeringute Keskuses on vastav meede välja kuulutatud ja tõenäoliselt ka huviline siin lähiaegadel selgub, et kes siis tankla rajab. Nii et gaasibussid tulevad Võrumaa liinidele sügisel? Jah, gaasibussid tulevad sügisel. Võrumaa ühiseks projektiks on ka tööstusalade arendamine siin mitmes vallakeskuses, et kui kaugel sellega asjad on? Jah, tööstusaladega seonduv temaatika on olnud maavalitsuse eest vedada siin peaaegu et 5 aastat. Ja tänaseks on siis projekt sealmaal, kus kõik niinimetatud esimese etapi tööd on tehtud. Esimese etapi tööd eeldasid siis kõigepealt seda, et välja selgitada need omavalitsused
omavalitsus või omavalitsused, kus on potentsiaali tööstusala rajada, siis nendele rajatavatele aladele tasuvus-teostatavuse-analüüsi tegemine, lisaks sellele siis detailplaneeringute tegemine pluss siis veel taristutehnilise projektdokumentatsiooni tegemine. Need tegevused on kõik valmis ja tehtud ja meie järgmine etapp nägi ette seda, et koos Majandusministeeriumiga luuakse sihtasutus, kuhu siis kuuluvad ka Võru maakonnas ennekõike need 6 omavalitsust, mille territooriumil on siis kavandatud tööstusalade arendamine. Paraku Majandusministeerium vist väga ei soovi selle sihtasutuse loomise juures olla, mis tähendab seda, et nüüd on põhimõtteliselt valida 3 varianti. Et üks variant on see, et me sellest tegevust üldse loobuksime. Minu hinnangul on see ainukene tõsiselt võetav ettevõtmine ja vaadates ka analoogse sihtasutuse tegevust Ida-Virumaal on see ka reaalselt andnud käegakatsutavaid tulemusi. Tõsi, tee on olnud ka neil väga pikk ja vaevalik, aga vaadates nüüd neid erinevaid ettevõtteid, kes siis on mujalt poolt Ida-Virumaa sihtasutuse aladele tulnud ja sinna investeeringuid teinud ja töökohti loonud, siis nende, ma julgeks öelda, et nemad on oma arengus saanud arengunina jälle ülespoole liikuma. Ehk siis tõenäoliselt see esimene variant, et üleüldse mitte midagi teha, väga kõne alla ei tule. Teine variant on see, et pidada edasi diskussiooni ministeeriumiga, püüda selgitada ja argumenteerida taolise sihtasutuse vajalikkuses siin Võrumaal. Ja kolmas tee on see, et omavalitsused võtavad ja panevad siis seljad kokku ja teevad ise selle sihtasutuse, sest nüüd rahalised vahendid PKT eraldatud rahadest on järgmiseks perioodiks olemas osaliseks väljaehituseks Võru soo tööstusalal, Vasseliinas ja Rõuges. Et nüüd ühelt poolt on need rahalised vahendid olemas ja teiselt poolt on olemas ka projekt, mille sisuks on siis võimalus meeskond moodustada, meeskonna 3 aasta palgarahad pluss siis majanduskulud selleks, et hakata ka reaalselt potentsiaalseid investoreid otsima. Et ainult nüüd teha valmis tööstusala ja loota, et see hakkab nüüd ennast ise täitma, see lootus on väga paljudes kohtades näidanud, et paraku see lootus ei täitu, et tuleb tegeleda väga aktiivselt ka selle tööstusala müügiga. Ehk siis mina ütleks, et täna on kõik võimalused loodud ja eks me siin lähiaegadel me siin ka mõned nädalad tagasi maas istusime omavalitsusjuhtidega ja arutasime seda tänast olukorda, kus me siis oleme ja tõenäoliselt me siin lähiaegadel saame uuesti kokku ja mõtleme, et kuidas siis on kõige õigem tee edasi minna. Antsla vald plaanib igal juhul vist edasi minna, et volikogu võttis vastu otsus, et nad ka taotlevad seda maad seal munitsipaalomandisse ja ikka proovivad nagu edasi liikuda. Jah, nii on, et nüüd ongi küsimus selles, et kas kõik lähevad eraldi edasi või siis, kui me soovime tõepoolest sünergiat tekitada, et me läheme nüüd koos edasi ja selle koos edasi minemise mõte ja selle meeskonna palkamise mõte on see, et mitte leida investoreid nüüd ainult nendele välja arendatavatele tööstusaladele, vaid täna on olemas Võrukivis tööstusala, tõsi, seal on juba ka tänaseks äkki, kui ma ei eksi, 5 või 6 kruntiga müüdud. Ja siin on ka veel teisi selliseid võimalusi, minu pärast Bauhof, mis seisab tühjana, ei ole vestelnud ja ei tea nüüd omanike soove, et mis nende plaanid on, aga neid selliseid võimalusi
investoreid siia meelitada on ju oluliselt rohkem kui ainult need arendatavad tööstusalad. Ja vähe sellest nüüd ütleme selle sihtasutuse tegelik mõte oli ju see, et kuna see on ka Kagu-Eesti arengukavas sisse kirjutatud ja ühe meetmena planeeritud, siis pikemas perspektiivis võiks ja peaks see välja arenema siis või see võimekus peaks olema selline, et vaadata ka nii Valga kui Põlva poole, et lõpuks ei oma tähtsust, kas see investor nüüd tuleb Võrumaale või tuleb Põlvamaale, et vahemaad on niivõrd väikesed, et pole välistatud, et tööl käiakse ühes kohas, aga elatakse teises kohas ja lõpuks on tähtis see, et mida tugevam on Kagu-Eesti tervikuna, ehk siis Võru, Põlva, Valga, seda tugevam on Võrumaa ja vastupidi. No kas siis ei peaks Võrumaa omavalitsused tegema hoopis Põlva maakonna omavalitsustele ettepaneku luua see selline suur Võrumaa? Siis oleks neid asju hoopis lihtsam ajada. Jah, eks ma ausalt öeldes teatud mõttes olen nagu sellega päri küll, et tõenäoliselt Võru ja Põlvamaa on nii ühistranspordiga kui muidu inimeste liikumisega on nagu omavahel väga seotud ja üks suur korralik omavalitsus oleks riigiga läbirääkimistel erinevates küsimustes kindlasti palju jõulisem ja tõsisemalt võetavam partner kui nüüd kahe maakonna peale, ma ei tea, 7, 8, 9 omavalitsust eraldi võetuna.